tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei! Siin krüptogaraaž ja Marta. Värskete uudistega, värskete mõtetega. Ja Martal tuli mõte, et vaataks, millega mu konkurendid tegelevad. Et vaataks, mis majandus või äri väljaanded ka räägivad. Võtsin siis lahti majandus, äri uudised, portaalid, vaatasin ja 24 tunni enim loetud top 5 + 1 ehk siis 6 lugu. Esimene uudis, top 1. Esirikas ärinaine. Peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle. Nagu sitaks hea uudis, millega papi teab. Äriuudistes on selline uudis. Nii, number 2. Urmas Sõõrumaa. Vaba raha paneb mul lollusi tegema. Ja nagu saate aru, et 4 sotti on selle ajakirja aastamaks, et püha jumal, siga aastas 4 sotti on palju. Ma annaks sellise sita eest 4 eurigi. Noh. Nii, top 3 uudis. Rikaste toppi jõudnud vaguniärimees pidi rasketel aegadel proovima kätt uues valdkonnas. No kuulge, 4 sotti maksta aastas sellise pasa eest või? Noh, võtsin siis järgmise ajakirja lahti või uudisteportaali. Panin siis majandussektor ja majandussektorist viskas mul ette mõne majandusuudise sain lugeda, kui juba tuli sisuturundus. No mis nad siis turundasid mulle? Lõhnav puuks või probleemid seedimisega. Kuidas kõht kiirelt korda saada? Majandusuudistes. Selline sisuturundus mulle. No ma arvan seda, et need, kes majandusega tegelevad, et nendel ongi seedimised korras, et nad ei aja igast kuradi sitta sisse endale, et see puuks haiseks. Noh, mingi kuradi dementsed uudised ju. Noh, jätsite meelde, millest siis uudised kirjutasid või? Noh, nüüd võrrelge siis minu uudistega. Esimene uudis. Uus-Meremaa professor soovitab BRICS-i liikmeks astuda.
Aucklandi ülikooli professor väidab, et Uus-Meremaa peaks taotlema BRICS-i liitumist, et kaitsta oma majandust USA kaubandussõja ebakindluse eest. Ta toob näiteks varasema koostöö Hiinaga ning rõhutab, et liikmeks olemine ei tähenda tingimata kõiki BRICS-i riikide nagu Venemaa poliitikaga ühinemist. Pigem pakub see strateegilist positsiooni tekkivas multipolaarses maailmas majandushuvide kaitseks. No näete, milline bänger uudis kohe väljas, mis majanduses hakkab toimuma, mitte see, et kuule, kas su sitt haiseb sellepärast, et sõid midagi halvasti või see, et sa juba surd ja mädaned seest. Noh. Uudis number 2. Hõbe kerkib juhtivaks turvavaraks. Hõbe astub sammu kulla ja Bitcoini kõrvale kui eelistatud turvavarasse. No Bitcoin, olgu. Ma annan neile au, nad peavad panema paska sisse, kui tahavad tõde avaldada. No anname selle Bitcoini andeks. Nii, hõbe astub sammu kulla ja Bitcoini kõrvale kui eelistatud turvavarasse investeerimise võimalusena. Tõuke selleks annab massiivne tööstusnõudlus päikesepaneelide, tehisintellekti, andmekeskuste elektroonika loomisel. Hinnatõusu toetavad tarnepuudujäägid. Mis on hõbeda hind praegu? Üle 40 eurtsi. Ja millal? Krüptogaraaž ostis. Siis, kui ta oli nõks üle 30. Vaat. See muudab hõbeda atraktiivseks varaks madala sisenemislävega investoritele, kes ootavad USA dollari nõrgenemist. No mõtle juba teine uudis ja niuke bänger, et vähe ei ole. See on, võiks öelda, see on nagu see kirss tordil, et osta hõbedat, mis sa molutad. Aga tead, IMF ju tõestas ära selle, et meie rahvas ei taju, mis toimub maailmas. Ega mõista uusi majandustrende. Meil siin ikka vennad teevad artikleid, kuidas, no ja need artiklid ei ole sellised kui muud, et muud ei ole öelda, kui et ema annab padruneid. Nii, uudis number 3. BlackRock uurib ETF-ide tokeniseerimist. Varahaldusgigant BlackRock uurib võimalusi oma börsil kaubeldavate fondide tokeniseerimiseks ehk plokiahelasse panekuks. Vaat, BlackRock uurib ja BlackRock on investeerinud paljudesse asjadesse. Ja nüüd tuleb uudis number 4, mis peaks olema nagu tõsiselt kauamängiv uudis. Suured pangad võtavad kasutusele Donald Thomas Cola T+1 lahenduse. Voila! Paneme maakeelde, räägime siis meestele, poistele ja lastele igas vanuses, mida ema ja koolisüsteem teile ei rääkinud, mida tähendab T+1. Selleks paneme see plötski põlema, et jutt jookseks. Aktsiatehingus on olnud olukord või reegel või siis pigem ajaline barjäär, et kui tehakse aktsiatehing turul ära, siis kogu andmete läbitöötamise, kontrollimise tõttu on aktsiatehing tegelikult päriselt tehtud ja aktiveeritud alles mitme päeva pärast. Ja mis nüüd juhtus? 70-ndatel oli see T+5. T tähendab tehingupäev ja siis +5 tähendab mitu päeva läheb veel, enne kui kogu dokumentatsioon on ära töödeldud, kinnitatud, kontrollitud, uuritud, puuritud. Nii, läks natuke aega edasi. Läks ta T+4. Siis saavutati T+3, tehingupäev +3 päeva andmetöötlust ja sellel aasta kevadel saavutati siis T+2. Ja nüüd tuleb uudis välja,
et aktsiatehingute kiirus läheb 2 pealt 1 peale ehk T1 on tulekul. Sellest peaks kirjutama iga endast lugupidav majandusajaleht, et revolutsioon on toimunud, aktsiad tööstuses, kiirused on taha tulnud ja võtavad üle siis Donald Thomas Coca-Cola poolt pakutava lahenduse. Ja nagu me rääkisime, Donald Thomas Coca-Cola kasutab mida? Küll ta varsti tuleb. Aga see on väga bänger artikkel, et selle artikliga ma nüüd hakkame maadlema ja aega kulutama. Et BNP Paribas ja JP Morgan rakendavad 2025. aasta lõpuks Donald Thomas Coca-Cola automatiseeritud 3-poolse vastavusmüügi teenust esmaklassiliste maaklerite jaoks. See valmistab ette Euroopa üleminekut T+1 arveldustsüklile 2027. aastal. Süsteem loob kuldse koopia tehingu andmetest, vähendades vigu ja operatiivseid hõõrdumisi riskifondide ja maaklerite vahel ning kiireldas arveldusprotsessi. Siit tulebki välja see, et operatiivsed hõõrdumised, vead võis juhtudagi, et miks ta oli nii mitu päeva võttis tehingute see kontrollimine aega, oli see, et infot on palju. Ja need, kes kauplevad aktsiaturgudel, ehk siis nendel on niimoodi, et maaklerid võtavad ise vastutuse, et vastutavad oma rahaga, et sina saaksid siis kiiresti neid tehinguid nii-öelda teha, aga tegelikult kontroll käib. Ja nüüd tuleb siis, mis on see Donald Thomas Coca-Cola? Depository Trust and Clearing Corporation. Nii. Peamised tegevused. Clearing and settlements. Ehk siis TDCC aitab väärtpaberitehinguid, aktsiaid, võlakirju, tuletisinstrumente töödelda ja lõpetada nii, et ostja saab väärtpaberi ja müüa raha. Ehk siis ta on see vahendaja. Ja ta liigutab aastas üle 3000 triljoni. Keskdepositoorium. Kordame üle. Keskdepositoorium hoiab ja haldab suurt osa USA väärtpaberitest elektroonilisel kujul. Ehk siis see on sama artikkel endiselt selle TDCC kohta. Riskijuhtimine vähendab turuosaliste vastaspoole riski, toimides keskmise lülina ostja ja müüja vahel. Ja vot, ja kui ta kasutab nüüd seda Toomal, seda R3, mille krüpto on Sena Donald Cola, siis mis siis on? Palju pappi on tulemus. Mitte mingid kuradi kõhutuultest me ei räägi. Ja siis tulebki uudis välja, et 22. august 2022 pressiteade TDCC loob platvormi, et töödelda üle 100 000 tehingu päevas, kasutades Donald Laura Thomas tehnoloogiat, mille pakub R3, ei saa öelda korda, kasutades krüptot nimega Sena Donald Cola. Et kogu maailma aktsiaturg liigub selles ühes väikses krüptos. See oli uudis number 4. 4 uudist antud välja. Igaüks eraldi kauamängiv ja bänger. Uudis number 5. Šveits ja Liechtenstein plaanivad T+1 üleminekut. Šveits ja Liechtenstein liiguvad
1. oktoobril aastal 2027 T+1 arveldustsüklile, ühtlustades end EL-i ja Ühendkuningriigiga. Rahvuslik töögrupp avaldas ulatusliku analüüsi põhjal soovitused sujuvaks üleminekuks. Samm on suunatud riskide vähendamiseks ja turu stabiilsuse suurendamiseks. Avalik konsultatsioon kestab 2025. aasta oktoobrini. Vot, nemad lähevad ka uuele süsteemile üle. Uudis number 6. T+1 ja digivarad muudavad rahandust. City raport toob välja, et globaalseks finantssüsteemi kõige mõjukamateks jõududeks on T+1 arvelduse levik ja digivarade kasutuselevõtt. Mingi kuradi tuuleenergia või mingi kuradi ehitused, asjad, see on mingi kuradi iganenud investeerimine, või. Terve maailm räägib, kuhu nad praegu pappi lükkavad. Need on uued digitaalsed lahendused ja digivarad. Kui ettevõtted optimeerivad endiselt Põhja-Ameerika 24. aasta T+1 üleminekut, peavad nad valmistuma ka Euroopa 27. aasta muutuseks. Samal ajal kogub hoogu tagatiste ja fondide tokeniseerimine, pakkudes märkimisväärseid efektiivsuse eeliseid. Vot, tokeniseerimised käivad. Fondid liigutavad rahasid plokiahelasse. See tähendab seda, nad loovad siis digitaalseid koopiaid, labases maamehe keeles. Filipiinide linn, uudis number 7, katsetab plokiahelat valitsemiseks. Filipiinide Baguio linn alustab pilootprojekti Good Government Chain plokiahela platvormiga, mis on mõeldud riigieelarvete hangete projektide salvestamiseks. Süsteem aitab korruptsiooni vastu, muutes tehingud muutmatuks, läbipaistvaks, auditeerivaks ning andes kodanikele turvalise ligipääsu kontrollitud avalikele andmetele. Vot, aga meil on siin kõhutuule uudised. Järgmine uudis 8. Bänger uudis krüptost nimega Polygon. Polygon laiendab ligipääsu Lähis-Idas. Polygon Labs teeb koostööd Dubai Cybercapitaliga, et laiendada institutsionaalset ligipääsu oma POL tokenitele Lähis-Idas. Algatus seab POL institutsionaalsele tasemele varaks, pakkudes reaalset tootlust läbi ümarlaua arutelude ja likviidsuse parandamise professionaalsetele investoritele ja fondidele. Vot, sulle nalja. Polygon, tal on ka väga huvitavad sidemed. Polygon Matic Crypto. Ja nüüd võtame järgimise uudise 9. ARK käivitab hobuse krüpto, see on siis, tegelikult kuna ma olen aru saanud, et mu kanal on ikkagi nii-öelda tsensuuris, siis ütleme otse välja, et Hedera krüptovõrgus on on-chain tokeni fondid nüüd tänu ARK-Haksile. Ühendkuningriigi reguleeritud börs ARK-Haks tõi Hedera võrgule turule pool token funktsiooni, mis võimaldab luua on-chain mitmevaralisi portfelle. Esimene token on rahaturundusfondide fond, mis sisaldab Aberdeen, BlackRocki, State Streeti ja Legal Generali varasid. See võimaldab kohest ja paindliku portfellide loomist ja ülekandmist väiksema hõõrdumisega. Vot, BlackRock on ikkagi kurat krüptos sees täiega juba. Ja üks härrasmees Hannes, kes mu kanalit on vaadanud ja kommenteerinud, siis küsimus sulle, et selle sama Hedera krüpto ahelas on see hüljes Q-krüpto. Tema siis nimi on hüljes HTS, on ju. Et kas sa mõtlesid, et too ei ole veel väljas? Kui sa mõtlesid seda ja kui sa mu eelmiseid videosid vaatasid, kas sa jõudsid seda osta?
mul lihtsalt inimlik huvi, et kas sa jõudsid teda osta. Et selle mündi hind oli $1 ja täna on ta hind, õhtul vaatasin $22 ja tipphetkel oli $70. No mõtlesin, et kas ma lükkan tonni sinna sisse või 5 sotti sisse. Mõtlesin, no ma ei tea, no samas on neid krüptosid ja tead, noh, et aga suur viga sai tehtud, sellepärast, et seda krüptot ainult 650 000, aine. Ja täna läks ta 70 peale. Vot. Ja siis ma vaatan, kuidas inimesed räägivad krüpto tagatubades, kuidas nad pappi tegid sellega. Meil on mõru, aga kui mõistust ei antud õigel hetkel, siis no mis sa teed? Selle peale teeme kohe ringi. See on kurat teine asi, mille ma olen ära käkkinud juba. Loodan, et sina ei käkkinud, Hannes, ära seda. Sest augusti alguses, juuli lõpus oli ta nii odav, et seda hüljese münti oli võimalik mingi $4 eest saada mingi 1000 tükki. No mõtle nüüd ise. $4 panid sisse ja kuradi raisk läks 70 peale. No mõtle ise. $4 tegid 70 tonni täna. Aga ta läheb veel. Ta on nii eriline krüpto, et ta lihtsalt läheb kosmosesse ära sõna otseses mõttes. Vot, mis kuradi tähendab, kui oled uimane vend. Ja sellepärast ongi mu kanal number 1 kanal majanduse suhtes. Pakun infot, mis on nii bänger, et koheselt või 6 aja jooksul võib teha su väga rikkaks. Telegrami kanalis need, kes liitusid, need said selle info muidugi üle 6 aja tagasi kätte, õiges tsenseerimata keeles. Ja palju õnne kõigile. 11. uudis. Fidelity ja Canary Altcoin noteerivad oma ETF-id, kus TDCC-s. Fidelity siis paneb Solana ETF-i, Canary paneb siis X, ei saa öelda R, ei tohi öelda P ja Hedera ETF-id siis sinna Donald Thomas Coca-Colasse. Vot. Tencent, mis on siis Hiina suur maksehiid, mis on samuti Ellen Ripley partner, teatas, et palkas endise OpenAI teadlase AI Da Vinci sõjas. Tencent värbas OpenAI tippteadlase Yao Shunyu, süvenetades globaalset konkurentsi tipptasemel tehisintellekti teadlaste pärast. Vot nii. Järelikult maksesüsteemidesse tuleb AI sisse, kui Tencent palkab AI tegelase. Pole midagi öelda. 13. uudis. Valgevene soodustab krüptokasutust sanktsioonide vältimiseks. Raskete sanktsioonide all olev Valgevene president Lukašenka kutsus panku üles laiendama krüptovaluutade kasutust. Ja see krüpto, mida Lukašenka käsib oma riigil kasutada, on Stellari ahelas ja selle krüpto ma postitasin Telegrami gruppi. Veel on sul võimalus liituda Telegramiga 100 euro eest kuus. 30 päeva saad. Et kirjuta mulle Gmaili peale ja krüptogaraaž @gmail ja saadan sulle siis makselingi ja oled ära maksnud, sota, saad kutse, 30 päeva oled seal, saad vaadata kõike
magusat infot ja krüptonimekirju. Ja 14. uudis. Vot see on absoluutselt kauamängiv ja bänger, tõsine kirss tordil koos maasikatega. Putini nõunik süüdistab USA-d krüpto kasutamises võla devalveerimises. Putini nõunik väidab, et USA plaanib kasutada stabiilrahasid ja kulda, et devalveerida oma 37 triljoni dollari suurust riigivõlga ja alustada nullist. Tema sõnul on krüpto alternatiiv traditsioonilisele valuutasüsteemile. USA ametnikud väidavad seevastu, et stabiilrahade poliitika eesmärk on tugevdada dollari domineerimist ja luua nõudlust USA võla järele. Mida see uudis tähendab? See uudis tähendab seda, et Ameerika saab oma 37 triljoni dollari suurusest võlast lahti. Kuidas? Ostab kokku krüpto. Ja krüptole tuleb reaalvarad taha, krüpto hind tõuseb ja tema müüb selle krüpto sulle maha. Juhul, kui sa pole seda ostnud minu saadet vaadates. Et kui sa mu saateid ei vaata ja krüptot ei osta odavalt, siis tulevikus ostad sa kallilt onu Sammi käest ja maksad jänki võlga kinni. Vot, mis on skeem tehtud. Siin mingid kuradi vennad uluvad, et oi, riik pani mõne miljoni sinna tänna. Korrat mujal paneb riik 37 triljonit kõrvale või peseb maha enda seljast. Nii et silm ka ei pilgu. Vot sulle nalja. Võlast saab lihtsalt lahti. Ja seesama Ellen Ripley on jagatud paljudele riikidele laiali ja eelmistes saadetes rääkisime, et maailma, ei saa öelda foorum, leidis ka, et Ellen Ripley on suurepärane võlgade ahel või ahel, kus võlgasid liigutada. Et ühesõnaga toimub suur reset, millest räägitakse. Kõik need põrandaalused, need vandenõuteoreetikud, need tulge nüüd issi põlve peale, vaadake mu saated ära, siis saate täpselt teada, kes teeb, mida teeb, millal teeb, kus teeb. Mitte ei ole mingit fantastikat, et oi, nad teevad vist seda, nad vist mõtlevad seda. Ei, päriselt tulebki suur reset, maailma võlad kantakse maha, aga keegi peab ilmselgelt ju kinni maksma selle. Muidugi. Tavainimesed maksavad riikide võlad kinni, ostes kalli hinna eest mõne aasta pärast krüptot. Vot. Nii. 15. uudis. Hiina Chips töötleb 24 triljonit dollari väärtuses juääni makseid. BRICS-i liige Hiina maksesüsteem Chips on töödelnud üle 24 triljonit dollari väärtusest tehinguid, milles osaleb üle 1700 panga kogu maailmast. Maht kasvas 43% 24. aastal, näidates kiiret kasutusele võttu, kuna riigid otsivad alternatiive USA dollarile ristkaubanduses, kartes selle relvastamist. Miks ei räägi majandusuudised meil seda? Mis nad räägivad mingist kuradi rikkurist, kes läheb lolliks, kui tal palju raha on, või sellest, kui kuradi puuk saiseb. Nii, on-chain krüptotagatist eelistatakse laenude jaoks. 16. uudis. Signum panga investeerimisjuht ütles, et laenuandjad eelistavad krüptolaenude puhul on-chain tagatist ETF-ide asemel. See võimaldab 24/7 likviidsust ja marginaalikutseid. See võib anda paremaid laenutingimusi ja kõrgemaid laenu ja tagatise suhteid, rõhutades digivarade olulist eelist. Labases maamehe keeles krüptot saad panna oma
võlale tagatiseks või kerjata laenu siis, pannes krüps tagatiseks. 17. uudis. BRICS arendab alternatiivset kauplemisplatvormi. Venemaa välisminister Sergei Lavrov kinnitas, et BRICS töötab uue kauplemisplatvormi kallal, mis võimaldab arveldusi väljaspool USA dollarit. Ta süüdistas USA dollari rolli kuritarvitamises bla. Selge, mida nad kasutavad krüptot, mida kasutavad kõik. Kasutavad seda sama Igor Sergei Oleg 20022 süsteemi ja niimoodi ta ongi. 18. uudis. BRICS-i kullareservid toetavad dedollariseerimist. BRICS-i blokil on kokku üle 6000 tonni kulda, mis moodustab ligikaudu 20% maailma keskpankade reservidest. Suurimad hoidjad on Venemaa ja Hiina. See massiivne kogunemine on strateegiline samm dedollariseerimise toetamiseks ja arutelude tugevdamiseks potentsiaalse kuldtoega alternatiivse valuuta üle, mis võiks konkureerida dollari keskse süsteemiga. Ei ta konkureeri midagi, tuleb lihtsalt uus süsteem, kus kõik istuvad pukis ja praegusel hetkel võidavad ropult need inimesed, kes ostavad uue majandussüsteemi krüptosid, esiteks, teiseks ostavad välismetalle, kolmandaks ostavad aktsiaid, mis on seotud nende firmadega või krüptodega. Nii et kui sa ostad kõiki neid kolme asju, noh, siis jah, on su elu, su vereliini elu kindlustatud vähemalt 100-200 aastaks. Nii. Ja 19. uudis. Tagasivaade ajalukku. Ellen Ripley teatas 24. aastal, et toob digitaliseeritud kulla. X ei saa öelda R, ei tohi öelda B ahelasse. Võt sulle, kuld on juba ahelas. Võt. Uudis number 20. Inglise panga stabiilrahapiirangute plaan kutsub esile pahameele. Inglise pank kaalub rangeid piirmäärasid individuaalsetele inimestele 10-20 000 ja ärilistele maks 10 miljonit stabiilraha. Ehk siis mõtlevad seda, et kui palju sul võiks olla seda plenni käes. Ja miks on tähtis, et sa krüptot ostaksid täna? Tähtis on see, et uus süsteem teeb su rikkaks ja sulle ei kehti madalad piirangud, vaid sulle hakkavadki kehtima. Inglise keeles on selline credited investor on selle nimi. Ehk siis maakeeles krediteeritud investor meie moodi. See tähendab seda, et need, kellel on palju raha, on krediteeritud investorid ja nad saavad osta eelpakkumisele tulevaid krüptosid, aktsiaid. Ehk siis, kui miski asi tuleb börsile hinnaga $10, siis miks ta tuleb püstloodis alla? Sellepärast, et 1 sendiga on miljonärid sinna aktsiasse investeerinud. Ja nad müüvadki lihtsalt oma seda kuradi aktsiaportfelli sulle maha. Vaat. Aga seda 1 sendiga sinna või olematute komakohtadega, sentidega saad sa investeerida ainult siis, kui sa oled krediteeritud investor. Ehk sul peab olema mingi paar miljonit peab olema miinimum sõltuvalt riigist. Vaat. 21. uudis. Londoni börsi omanik käivitab tokeniseeritud erafondi laienduse kasutades Donald Laura Toomas süsteemi. Vaat. 22 uudis. Partior, Finentum ja Hadhara vähendavad intrapäevaste FX swapide riske. Kasutades mida? Donald Laura Toomas süsteemi. Mida tähendavad swapid? Swap on see, kui sa kaupled börsil ja siis
maksad intressi, et see üleöö on see vara sul laenuks käes. Vaat, nemad vähendavad siis neid riske kasutades. Donald Laura Toomas, vot. 23. uudis. Skaleerimise küsimus, kas plokiahel suudab Wall Streeti mahud ära hallata? Nii. Wall Street töötleb iga päev 10 miljoneid tehinguid, palju rohkem kui Ethereumi või Solana suudavad. Vot sulle. Siin nad nüüd hirmutavad, et ei, krüpto ikka ei sobi, sest näed, need Ethereum, Solana on nii uimased pasad, et nendega pole midagi teha. Aga vot, tegelikult nad kasutavad juba ammu seda R ei saa öelda 3 korda. Hirmutavad lihtsalt asjatult. Ei rohkem ega vähem. 24. uudis. Austria, Prantsuse ja Itaalia regulaatorid ähvardavad blokeerida teisi Euroopa Liidu riikide Mika krüptofirmasid. Prantsusmaa, Itaalia ja Austria hoiatavad, et Mika krüptoreeglite ebaühtlane rakendamine võib tekitada regulatiivset arbitraaži. See tähendab seda, arbitraaž tähendab seda, et kui on ühel pool natuke teisem kui teisel pool. Mika eesmärk oli luua ühtne EL-i raamistik, kuid liikmesriigid tõlgendavad ja rakendavad reegleid erinevalt. Ehk siis rohkem aega ei raiska, sina tahad makse maksta, aga näed, vennad siin maadlevad alles, milline see kuradi Mika saab üldse olema, noh. Probleeme on rohkem kui palju, jalgpalliväljaku jagu, noh. 25. uudis. USA ja Ühendkuningriik kuulutavad välja uue krüptokoostöölepingu. USA ja Ühendkuningriik valmistuvad välja kuulutama uue koostöölepingu digivarade vallas. Allikas väidab, et kokkulepe sündis viimasel hetkel. Tööstusgrupid kutsusid Ühendkuningriigi valitsust üles lisama lepingusse krüpto ja plokiahela. Lepingu osaks saavad olema stabiilmündid, mille roll maailmas kasvab. No põhimõtteliselt on siin, et koostöölepped on puudus maailmas, et siin on selge kuradi kaos veel endiselt. Nii, Deutsche Börse 26. uudis. Tütarfirma pakub börsivälist krüptotagatist. Deutsche Börse krüptofirma on käivitanud Anchornoti institutsionaalsete tehingute jaoks. See lahendus võimaldab kauplemist mitmes kohas ilma varahoidlast välja viimata. See suurendab kapitali kasutegurit ja tagab kõrgema turvalisuse. Süsteem kasutab Bridgeporti tehnoloogiat mitme kauplemiskoha ühendamiseks. Esialgne kasutuselevõtt toimus Šveitsis, hiljem laiendatakse Euroopasse. No jah. Alles tulid ju uudised, et kuidas Donald Laura Toomast kasutavad kõik need igasugused Deutsche börsid ja muud tegelased. Ehk siis vaadake, mis see Bridgeporti tehnoloogia võib olla. Kas saate sealt midagi investeerida või ei saa? Esimene Euroopa Liidus reguleeritud plokiahela börs 21X võtab kasutusele Chainlinki. See on siis uudis number 27. Integratsioon toob plokiahelasse kontrollitud turuandmed väärtpaberite kohta. See hõlmab reaalajas ostu- ja müügitehingut ning viimaseid tehinguid. Kõik andmed avaldatakse otse Polygon plokiahelas. Ehk siin teevad nüüd koostööd Chainlink, Polygon, krüpto ja ajaloos tagasi minnes 8. jaanuar 2025 Ripple, Ellen ja Chainlink teevad koostööd stabiildollari heaks. Vot 4 krüptot, 3 krüptot. Tegelikult on 4. Sellepärast, et kui me räägime aktsiad, on R3, siin tuleb nüüd Polygon, tuleb Chainlink ja Ellen Ripple'i. Järgmine uudis 29. Krüpto nimega Centrifuge tokeniseerib Apollo krediitfondi. Centrifuge käivitas tokeniseeritud Federfondi Apollo krediitstrateegiate jaoks. Fondi nimi on
ACRDX, üsna keeruline hääldada ja kasutab kus järgmist krüptot, mille nimi on Plume. Vaat, palju õnne kõigile, et maasikaid ja kirsse kukub teile. Nii, 30. uudis. UBS ja Šveitsi pangad lõpetasid tokeniseeritud varade testi. UBS, Postfinants ja Signum lõpetasid tokeniseeritud hoiuste katsetuse. Eesmärk oli proovida hoiuse tokeniseerimist maksevahendina. Nii, kasutusjuhtumid hõlmasid pankade vahelist makseid, tokeniseeritud tehingute deposiiti. Süsteem näitas nii tehnilist kui ka juriidilist teostatavust. Õiguslikult esindab token maksekorraldust, mitte raha ennast. Pangad usuvad, et see võiks täiendada Šveitsis olemasolevaid maksesüsteeme. Seda nähakse ka ööpäevaringse arvelduse võimalusena. Edaspidi plaanitakse katsetada natiivseid digitaalhoiuseid. Test näitab, et Šveitsi pangad otsivad alternatiivseid ja aktiivseid ploki ahelal lahendusi. No nii, 31. uudis. Google käivitab avatud protokolli tehisaru agentide makseteks. Google kuulutas välja Agent Payments protokoll. See on loodud AI agentide jaoks, et nad saaksid turvaliselt makseid teha. Üle 60 ettevõtte, sealhulgas Mastercard, Ellen Ripley partner, Coinbase, Ellen Ripley partner, PayPal, Ellen Ripley partner. Noh, kõik on ühes pundis. Vot. 32 uudis, 32 bängeruudist teile. Ei ole mitte mingit peeru, mitte mingit rikkaid, kes ei oska oma rahaga peale hakata, vaid 32 bängeruudist. Maratonsaade uudiste poolest. Ja 32. uudis on, Finantsjuhtimise amet on teinud ettepaneku Ühendkuningriigis viia krüptofirmad 26. aastaks täieliku järelevalve alla. Plaani kohaselt laiendatakse siis Finantsjuhtimise ameti käsiraamatut, et katta valitsemist, vastupanuvõimet ja finantskuritegude ennetamist. Ehk siis vennad ei tea sittagi, mis krüptoseadused võiks olla või mida võiks jälgida või mida mitte. Aga meil nagu siin makse tahetakse. Maksuametis on kirjas, joo, näed, maksa makse. Vaata, telefon heliseb. Marta helistab. Ahah, et maksuametile on sõnum. Mis sõnum see on? Vaat. Tänan tähelepanu eest. Ja nagu ma juba kordasin, mainisin, mul on Telegrami grupp. Septembris on tagasi kooli kampaania, kus 30 päeva saad endale sota. Tund aega seal tegelen sinuga, vastan su küsimustele. Kui hea tuju on, vastan mõnikord rohkem. Siis on seal krüptod, aktsiad, õpetused grupis. Ja miks sa ei võiks siis mulle teenust või miks sa ei võiks mind osta siis nagu, kui siin see kaitsepihkur ütles, et iga euro on õieti kulutatud. Sa kuluta ka oma eurosid õieti. Anna see mulle ja ma annan sulle vastu teadmised. Tšau, paka, näeme garaažis.